Me elame ajal, mida me poleks kunagi ette kujutanud. Täpselt. Me isegi muretsesime, et võiksime olla sellises olukorras Ameerikas, kus juudid peavad tegelikult oma elu pärast kartma. Me teame, et on olemas 600 juudi organisatsiooni, mis võitlevad antisemitismi vastu. Aga kas nad on sellega hakkama saanud? Ei. Ja ma olen täna siin Kvartalis, teen intervjuusid oma sõbranna Tila Valek-Leviga, kes on uskumatu aktivist haridus, poliitika ja kultuurivaldkonnas. Ja samuti presidendi poolt määratud Holokausti mälestusmuuseumi nõukogu liige. Tila, sa oled terve suve siin veetnud. Sa teed alati imelisi asju. Aga ma tahaksin alustada ja rääkida sinuga rollist Holokausti mälestusmuuseumis, kuhu president Trump sind nimetas, mis minu jaoks viib laiema tööni, mida on vaja teha antisemitismi vastu võitlemisel. Ja ma tean, et sa oled ameeriklane, sa oled seal sündinud. Kuidas sa praegu asju näed, eriti selles uues rollis, mis sul on? Esiteks on mulle äärmiselt suur au seda rolli täita. President, see on ainus viis sellesse nõukogusse pääseda, presidendi määramise kaudu. See on midagi, millele ma pole kunagi mõelnud ega isegi unistanud, kuid mõned sõbrad esitasid minu nime ja mind valiti. Väga tore, mul on väga suur au seda rolli täita. See on tohutu vastutus. Minu vanaema on samuti holokausti üle elanud. Kasvasime üles tema lugude saatel. Ma ei käinud kunagi elavate marsil, sest ta ei tahtnud, et me läheksime. Ja ta on, jumal tänatud. 96-aastane ja ta ütleb, et seni kuni ta elab, ei taha ta, et ükski tema lastest või lastelastest astuks Poola pinnale. Mu abikaasa ütleb muide sama. Mina olen käinud, tema keeldub minemast samal põhjusel. Vaata, mina ei ole käinud ja ma ei tea, kas ütleme nii 50 aasta pärast, kui teda enam ei ole. Kas ma läheksin või mitte? Ma ei arva, et see oleks minu jaoks oluline. Ma ei tunne vajadust minna, aga ma arvan, et see on oluline minu laste ja nende laste jaoks. Nemad ei kasvanud üles oma vanaema lugudega. Täpselt. Nii et minu jaoks, tulles perest, kus minu vanaema sõna otseses mõttes püüdis 9-aastase lapsena metsas ellu jääda koos partisanidega ja nüüd istun ma koosolekuruumis, mis esindab selle loo visadust. See on uskumatu au, aga samas ka tohutu vastutus. Ja. Selles nõukogus on uskumatuid inimesi. Seal on juudi juhte, mitte juudi senatoreid, valitud ametnikke. Tõesti, see on suur ja kultuuriliselt mitmekesine nõukogu, kus arutatakse kõike. Nii et Holokausti muuseumi jaoks on number 1 ellujäänute ja inimeste lugude säilitamine ning juurdepääs nendele lugudele. Kas siis teabe kaudu, mille Ameerika armee pärast laagrite vallutamist kogus või otse ellujäänutelt endilt? Ja suurim holokaustiga seotud esemete või mälestusmärkide kogu kuulub Holokausti muuseumile. Ja on olemas ka eraldi laohoone, kus ma ise pole veel käinud, kus hoitakse kõike, alates inimeste riietest kuni fotodeni. Ja need esemed saavad muuseumi osaks, kui neid seal eksponeeritakse. Nüüd, täna me elame ajastul, mida me poleks kunagi osanud ette kujutada. Ette kujutanud, isegi muretsenud, et me oleksime Ameerikas, kus juudid peavad tegelikult oma elu pärast kartma. Ma tean, see on midagi, mida ma alati ütlen, et üles kasvades Euroopas alati oli pinge juudiks olemise ja eurooplaseks olemise vahel. Alati ajalooline. Aga Ameerika ei olnud kunagi selline. Mitte kunagi. Juudiks olemine oli lihtsalt osa mosaiigist või sulatuspotist või kultuurist. Vaata, ma sündisin ja kasvasin üles Miamis. Tänaseni võin öelda, et ma pole kunagi isiklikult antisemitismi kogenud. Aga minu lapsed on seda kogenud. Kes? Mitte Miamis, vaid siis, kui nad on reisinud erinevatesse kohtadesse, näiteks New Yorki. Wow. See on minu jaoks väga kurb, et vaid 2 põlvkonda hiljem oleme juba seal, kus sakslased alustasid 30. aastatel. Yeah. Mu Jeesum võtab seda väga tõsiselt ja teeb palju tööd antisemitismi vastu võitlemisel, nii internetis kui ka koolides. Harides ja koolitades riigikoolide õpetajaid, õpilasi ning andes inimestele vajalikud tööriistad, eriti just gümnaasiumis, enne kui nad üldse ülikooli jõuavad, ja et nad suudaksid mõista mitte ainult antisemitismi, vaid vihkamist. Ja. Mida see tähendab ja kuidas see välja näeb? Ja just seda me praegu kogeme. See on väga hirmutav. Asi on selles, et meil on teadaolevalt 600 juudi organisatsiooni, mis võitlevad antisemitismi vastu. Aga kas nad on sellega hakkama saanud? Ei. Miks, Tiila? Miks? Ma usun, et see on meist suurem. Antisemitism on negatiivne, inetu, olemasolev jõud, mis, jah, just nii, jah.
see on haigus. see pole kunagi kadunud. Ja me ei saa seda ravida. Yeah. Ja ma ei arva, et me peaksime keskenduma selle ravimisele. Ma arvan, et haridus on number 1. Sellele peaksime keskenduma. Mitte ainult mitte juudi maailmas, vaid ka juudi maailmas. Kui sul on juudi lapsed, jah, kes ei tea, kust nad pärit on, ei, kes häbenevad olla juudid või ei seisa enda eest üheski olukorras juudina või veel hullem, et nad marsivad Students for Justice of Palestine'i toetuseks. Seal me ebaõnnestusime. Me ebaõnnestusime oma lastega ja nüüd ebaõnnestume järgmise põlvkonna lastega. Nii et rohkem kui keskenduda antisemitismi vastasele võitlusele, kuulake, jah, inimesed, kes teevad midagi valesti ja ohustavad teist inimest, tuleks arreteerida. Neid tuleks seaduse järgi vastutusele võtta. Me elame Ameerika Ühendriikides, siin on seadused, mis kaitsevad vähemusi. Kahjuks ei peeta juute kõikjal vähemuseks, nagu me sel nädalal Californias nägime. Aga peab olema mingi tagajärg. Ma ei arva, et see peaks jääma väikeste juudi organisatsioonide ja mõne juhi õlule, kes koguvad raha ikka nende samade 50 juudi perekonna käest, kes tõesti tahavad head teha ja kellel on siiras soov midagi head korda saata, aga see lihtsalt ei vii kuhugi. Nii et minu väga tagasihoidliku arvamuse kohaselt ma tõesti usun, et haridus on vastumürk vihkamisele ja antisemitismile. Aga mitte ainult antisemitismile, vaid igasugusele sallimatusele ükskõik millise vähemuse suhtes. Nüüd, kui inimeste elud on ohus, see ei saa olla viis neid kaitsta, kui keegi läheb välja ja ründab juuti ja kuna nad on võib-olla moslemi taustaga või mõnest teisest kaitstud vähemusest. Nüüd, sellistes kohtades nagu New York, see ei tohiks olla väljapääs. Sest vastata antisemitismile islamofoobiaga, need kaks ei käi käsikäes. Jaa. Tead, Florida on muutunud omamoodi varjupaigaks nii paljudele juutidele teistest riigiosadest. Ja sina oled Floridast, nii et sa pole seda kunagi kogenud. Aga tead, asjad peavad ikka väga halvasti olema näiteks New Yorgis, kui isegi Goldman Sachs kolib Floridasse. Goldman Sachs on ju tüüpiline New Yorgi ettevõte. Nad lõid juudi panga ajal, mil juute teistesse pankadesse ei lubatud. Ja minu jaoks oli see šokeeriv. Ma mõtlen, New York on selle ära teeninud, sest nad valisid selle idioodi Mandani. Aga see, et see on nii tavapäraseks muutunud ja keegi ei arva enam, et see on vale, tuleneb põhimõtteliselt sellest, et juute ei peeta vähemuseks. Või kui oled edukas vähemus, siis justkui oled selle ära teeninud. Et mitte juut pole edukas, ma tean, Miamis. Ma ei saa teiste osariikide eest rääkida, aga isegi Miamis on meil imelised, suurepärased kogukonnajuhid ja aktivistid, kes on väga helded ja toetavad meie kohalikku kogukonda. Ja sellepärast näedki Miami kogukond välja selline, nagu ta on. Yeah. Meil on eelmised 3 põlvkonda, keda tänada juudi juhtimise eest. Ja kui inimesed tulevad Miamisse ja ütlevad, see on imeline, siis see ei ole alati nii olnud. Inimesed võitlesid kõvasti. Nad ehitasid selle. Me pingutasime tõesti, et ehitada oma koolid, oma institutsioonid, oma sünagoogid, oma juudi kogukonna keskused. Keegi ei andnud. Muidugi. Nüüd on Miami koht, kuhu on aastaid tulnud Ladina-Ameerika põgenikke paljudest riikidest. Kui mina noor olin, tulid siia ka juudid Venemaalt. Ja. Siia tuli inimesi, nagu ma enne ütlesin, Ladina-Ameerika riikidest, aga meil oli ka Mehhiko, Kolumbia, Kuuba. Juudi kogukond, mitte ainult juudi kogukond, vaid kogu Miami kogukond ehitati üles kuubalaste poolt. Ja Miamis ei sallita vihkamist. Kohe, kui juhtub midagi, mis on seotud vihkamisega, olgu selleks haitilased, sest seda on juhtunud, kuubalased, sest seda on juhtunud, või juudid, see ei loe. Vihkamise suhtes pole mingit sallivust, aga meie valitud ametnikud reageerivad. Meie politsei reageerib ja me töötame oma kogukondades koos, et inimesed teaksid, et Miamis ei sallita seda. Nüüd Miamis elada ja kui inimesed meie juurde tulevad, on see muidugi väga meeldiv ja tore. Inimesi tuleb palju, aga see on raske, sest mina, olles väga seotud juudi kogukonnaga, eriti hariduse vallas, meil ei ole piisavalt koole. Ma tahan, et kõigil oleks koht meie klassiruumides, aga meil ei ole neid. Nüüd peame hakkama ehitama. Ja ma tõesti loodan, et inimesed, kes on tulnud teistest kohtadest, nagu New York, ei ela lihtsalt meie arvelt. Nad võivad ja nad saavad tulla. Ja samuti investeerima oma laste tulevikku, sest me ei saa seda üksi teha. Me oleme seda teinud üksi, väikese kogukonnana. Nüüd on see suurus 2-kordistunud või 3-kordistunud. See on uskumatu. Ja me vajame inimesi, kes tulevad New Yorgist ja Californiast, kas varamaksu tõttu või nüüd selle uue seaduse tõttu, mis ei kaitse juute ja mis võeti sel nädalal vastu ning ütleb, et juudid ei ole vähemus. Kõik teised on kaitstud, aga juudid ei ole. Tead, see muutub väga hirmutavaks. Muidugi, jumal tänatud, et meil on Iisrael ja holokaust ei ole enam reaalsus. Meil on Iisrael ja paljud inimesed saavad tulla Iisraeli,
aga samal ajal ma tõesti usun väga tugevalt, et me peame investeerima omaenda infrastruktuuri ja omaenda kogukonda. Ja ma tõesti loodan, et need inimesed, kes siia tulevad, aitavad meid. ma olen kindel, et nad aitavad, sest juudid oskavad alati panustada. Nüüd, sina ise lõid hiljuti kooli. Miks? Kas sellepärast, et polnud kohta, kus sa näeksid oma lapsi õppimas nii, nagu sa soovisid? Või sellepärast, et on lihtsalt rohkem vajadust juudi koolide järele? Mõlemad. Oli rohkem vajadust juudi koolide järele. Mu lastel oli seal, kus nad olid kõik hästi. Meil tekkis küll lahkheli, aga see polnud põhjus, miks kool loodi. Ma sain väga lähedaseks sõbraks kellegagi, keda ma väga imetlen ja austan. Tema nimi on Rabi Asarov. Ta oli minu lastekooli rabi. Ta oli väga-väga oluline abiline minu laste hariduse juures, eriti siis, kui nad olid teismelised. Nagu heebrea keeles öeldakse, tibešis, kui on raske. Vanematel on oma lastega raskusi. Jah, muidugi. Ja ta tuli minu juurde ühel päeval pärast seda, kui ta oli töötanud haridusministeeriumis, kui Naftali Bennett oli peaminister. Vabandust, haridusminister. Jah. Ammu aega tagasi. Ja see rabi palgati tööle esindama Iisraeli valitsust kõikides juudi koolides riigis. Nii et ta sai näha iga juudi kooli sisemust Ameerikas terve aasta jooksul ja mõistis, mida kõik valesti tegid erinevatel viisidel ning helistas mulle ja ütles, kuule, me hakkame uut kooli looma, me teeme kõike teisiti. Ja kui me loome uue kooli, mina saad olema rabi, sina saad olema kooli president, asutava juhatuse president ja nii me tegimegi. Ja see algas tõesti lihtsalt unistusena. Aga nagu me Iisraelis ütleme, kui seda tõesti tahta, siis pole see enam lihtsalt unistus. Eks? Ja me tahtsime luua parima religioosse, sionistliku, modern ortodokse kooli, kus loomulikult olid akadeemilised teadmised esikohal. Kuid tipptasemel akadeemiline õpe, kogemusõpe, praktikad, töövarjutamised, mentorlus, mitte lihtsalt klassiruumis istumine ja info tagasikordamine. Ja me lõime seni olematu keskkooli, kus Iisrael on kesksel kohal. Hämmasta. Uhkeena ameeriklastena ja uhkeena juutidena olemine on meie koolis väga oluline. Ja see ei ole sugugi vastuolu, vastupidi, see on ilus koostöö. Ja meie lapsed õpivad kodanikuõpetust ja miks Ameerika on oluline ning nad õpivad Iisraeli kohta ja miks Iisrael on oluline. Ja ma õpetan tegelikult Iisraeli riigi ajalootundi, mitte ainult oma koolis, vaid igas koolis, kus ma olen kunagi olnud. Või isegi kui ma olen Iisraelis keskkooliõpilastega, küsin ma neilt kõigepealt, kes oli Ben Gurion. Ja te oleksite üllatunud, kui paljud lapsed vastavad, et see oli mees, kes ehitas lennujaama Iisraelis. Ja see jälle on veel üks näide sellest, kus me ebaõnnestume ja peame seda paremini tegema. Isegi Iisraelis. Ma ei unusta kunagi, et selle riigi ilmalikus koolisüsteemis õpetatakse väga vähe judaismi, mis on tõeliselt kahetsusväärne. Ja nad küsivad lastelt, mis on Shema Israel? Ja nad vastasid, see on Sarit Hadadi laul. Tõesti või? On küll, neil on õigus. On küll, õige. Kust see tuli? Kust see tuli? Täpselt. No see on tõesti imetlusväärne. Aga üks asi, mida inimesed on alati öelnud ja miks nad kritiseerivad neid traditsioonilisi juudi organisatsioone, on see, et juudi hariduse saamine Ameerikas on lihtsalt ülikalliks muutunud. Mida selle vastu teha saab? Miks see pole taskukohasem? Miks? Ma tean, et praegu on selle nimel suur pingutus ja kui ma ei eksi, siis üleriigilised institutsioonid ütlesid, et me peame Ameerikas juudi haridust laiendama. Ja osa põhjusest, miks need noored ülikoolis ajupestakse, on see, et nad ei tea omaenda pärandist midagi. Mida me saaksime teha või mida oleks vaja teha, et see oleks taskukohane? See on väga keeruline küsimus, aga ma vastan sellele, sest ma ei vabanda enam nende inimeste eest, kes on aastaid valesti käitunud. Esiteks tahan ma öelda, et välja kujunenud juudi organisatsioonid on imelised, et nad on olemas olnud, et nad eksisteerivad, et inimesed annetavad. Sest inimesed, kes tavaliselt ei annetanud juudi asutustele, tegid seda välja kujunenud juudi organisatsioonide kaudu, mis on ülimalt oluline. Aga jah, korraliku juudi hariduse andmine rohkem kui 2 või 3 lapsele on inimestele ülemäära kallis, miski pole õige. Nii et me julgustame juute saama palju juudi lapsi. Mul endal on 6 ja ütlen, et sellest ei piisa. Soovin, et mul oleks rohkem. Jumal, sa oled julgem kui mina, mul on ainult 4. Aga kui sul on 4 last, siis see on Ameerika Ühendriikides nagu hüpoteek. Ja see ei ole koolide süü. Meil on 2 korda rohkem õpetajaid kui vaja, sest meil on 2 õppekava. Täpselt. Me ei saa olla kool ainult rikastele lastele. Seega peame võtma vastu ka lapsi, kes ei saa maksta ja andma stipendiume. Jah, stipendiume. See ei põhine tulemustel, vaid kogukonnal. Kui oled osa kogukonnast, tahame sind aidata meie kooli tulla. Ma arvan, et probleem tekib eelkõige vanade organisatsioonidega. Esiteks bürokraatia tõttu, nagu see juhtub paljudes suurtes asutustes. Aga samuti
Annetajad pidid küsimusi küsima, aga nad ei teinud seda. Oli väga lihtne kirjutada oma $365 suurune tšekk, mis tähendab $1 päevas sinu kohalikule liidule ja sellega on asi tehtud, eks ole? Ja siis saad oma eluga edasi minna. See on nagu sinu juudimaks. Sellest ei piisa. Sa pead küsimusi küsima ja teadma, kuhu sinu raha läheb, kuidas seda kasutatakse. Ja ma arvan, et annetajate kohustus on selliseid küsimusi esitada. Mitte ainult liitudele, vaid ka juudi koolide liidule. Aga ükskõik, kuhu inimesed raha annetavad. Loomulikult tuleb annetada. Ma olen uskumatult tänulik inimestele, kes on heasüdamlikud ja helded. Aga kui lihtsalt annetada ja küsimusi esitamata jätta, siis tegelikult riskite sellega, et teie raha satub valedesse kohtadesse. Ma ei ütle, et mõni pika ajalooga organisatsioon oleks raha valesti kasutanud, aga mida ma ütlen, on see, et võib-olla, kui meil oleks natuke vähem üldkulusid või kui me kulutaksime kinnisvarale veidi vähem või ei maksaks inimeste reisimise eest. Jah, need on kõik asjad, mida juhid teevad. Ja ma saan aru, kui oled vanem ja reisid, tahad olla mugavalt, aga see peaks olema läbipaistvam ja läbipaistvus peaks olema pika ajalooga organisatsioonides. Ma arvan, et nüüd sotsiaalmeedia tõttu on sellest saanud prioriteet. Ja asjad muutuvad, aga ma võin sulle rääkida, mis Floridas juhtus. Ja Floridas hoolitses juudi kogukond selle eest, et kui me anname oma valitud ametnikele vajaliku toetuse, olgu see siis rahaline või lihtsalt moraalne toetus meie kogukondadelt, me rääkisime sellest, mis oli meie jaoks oluline ja osa sellest oli vautšeri süsteem. Jah, Florida oli esimene osariik kuberner DeSantise juhtimisel, kes on praegu meie kuberner ja ta on imeline. Jah, ta on Iisraeli sõber, aga unustame Iisraeli, ta on koolivaliku toetaja. Ja juudi, kristlike või moslemi õpilaste jaoks, kui tohib öelda, mis mõnikord on samuti natuke probleem, sest mida kõike koolides õpetatakse. Nii et see on taas USA valitsuse otsustada, mitte ainult raha anda, vaid ka jälgida, kuhu nende raha läheb. Väga palju aastaid me lobistasime selle nimel. Meil on Miamis organisatsioon nimega Teach Florida ja nad lobistasid aastaid. Mis on vautšeri süsteem? See tähendab, et sa saad valitsuselt vautšeri ja siis saad selle kasutada ükskõik millises koolis, kuhu soovid minna. Jah, aga mina ei saa seda raha. See toimib nii, et kui ma taotlen, ma annan neile teada, millises koolis mu lapsed käivad ja nemad maksavad koolile. Aga kõigepealt kontrollivad nad kooli ja veenduvad, et kool vastab haridusministeeriumi kehtestatud standarditele. Aga ilmselgelt ei saa see olla kogutasu. Ei, nad annavad meile $8,000 iga lapse kohta, mis on ühe õpilase maksumus riigikoolis. Aga jällegi, juutidel on juudi haridus. Vähemalt see leevendab mõningaid neist kuludest. Leevendab küll, see ei lahenda midagi. Õige. Aga see kindlasti aitab seda probleemi leevendada. Ja kui olid inimesed, kes kahtlesid, millist haridust oma lastele anda, siis see aitab selle otsuse teha. Sest kui sa valid perepuhkuse ja juudi kooli vahel ning saad valitsuselt abi, saad mõlemad. Nüüd, kui sa ei suuda kumbagi valida, ei lähe perepuhkusele ega saa ka kooli endale lubada, siis see on juudi kogukonna kanda. Ma mõtlen, Chai Shikli, diaspora minister, ta just kiitis heaks $1 miljonit, $10 miljonit, mis investeeritakse juudi haridusse. Nii palju, kui mina aru saan, see läheb kohalike juudi föderatsioonide kaudu. Aga juudi föderatsioonid võivad samuti olla probleemsed, sest kui neil on oma agenda ja kui nad on liberaalsed ja woke ning nad ei taha anda raha ortodoksetele juudi koolidele või nad ei taha seda teha, siis oleme me mõnikord iseenda halvimad vaenlased. Nii et ma julgustan Iisraeli valitsust praegu minister Shikli juhtimisel, aga ka tulevikus ükskõik kelle juhtimisel, et kui te annate oma raha, siis veenduge, kuhu see läheb. Jälgige raha liikumist mõlemad pidi, nii filantroopia puhul. Palun veenduge, et see ei oleks Iisraeli vastane haridus, eriti kui Iisraeli valitsus selle eest maksab. Jah, aga New Yorgis on väga liberaalseid juute, kes on juhtumisi Iisraeli vastased. Ja New Yorgi juudi föderatsioon andis sõja alguses $1 miljon kaasa lastele. Nüüd ma ei ole kellegi vastu. Aga kõigepealt hoolin ma enda omadest. Kuni iga viimnegi juut pole saanud abi ja kõike vajalikku pärast 7. oktoobrit ei näe ma vajadust aidata kaasa lapsi. Seal on piisavalt organisatsioone, alates Punase Ristist kuni 55 teise moslemiriigini, kes saavad aidata. Ma ei ole selle vastu, aidake kõiki abi vajavaid lapsi, aga juudi rahvas peab kõigepealt enda eest hoolitsema. See on minu arvamus. Ja nii, enne kui Põhja-Ameerika Juudi Föderatsioon New Yorgis andis $1 miljon kaasa lastele. Ma oleksin saanud selle rahaga palju ära teha. Meie koolis aidata orbusid, lapsi, kellel pole korralikku haridust ja lapsi, kellel kodus pole süüa. Mitte iga laps Ameerikas pole jõukas. See ongi ju eksiarvamus, kas pole, et kõik juudid on rikkad. 100%. Tegelikult või põhjus, miks sa vaestest juutidest ei tea, olla selles, et juudid ise hoolitsevad selle eest. Täpselt nii, aitame neid, aitame hoolitseda oma kogukonna vajaduste eest. Ja meie
jah, vajame abi valitsuselt, aga meil peaks olema sellele õigus, sest me maksame makse ja oleme seaduskuulekad kodanikud ja me peaksime saama samasuguseid kaitstud hüvesid nagu kõik teisedki meie osariigis ja riigis. Nii et vautšeri süsteem ei ole heategevus. Aga kui kellelgi on see lisaks $8,000 anda ja saab aidata veel üht last koolis, siis meil tõesti on mõned väga helded lapsevanemad. Jällegi, ma näen seda lihtsalt oma koolist, kus on 200 õpilast ja kus ma ise tegutsen. aga see on esindatud. Kujutage nüüd ette, eks, kui iga inimene aitaks oma inimesi, mis iganes see nende jaoks tähendab, olgu selleks nende kool, kogukond, sünagoog, naabrid või pereliikmed. Perekonnas võib juhtuda, et üks õde-vend suudab maksta 10 lapse koolis käimise eest ja teine õde-vend 2 lapse eest. Jaa. Nii et kui te üksteist aitate ja ma arvan, et paljud inimesed juudi kogukonnas tõesti aitavad üksteist. Ja kui te üksteist aitate, asetate oma kogukonna palju paremasse olukorda. Jah, ma mõtlen, see on hämmastav. Ma kohtusin kuberner DeSantise ja tema naisega, kes on imeline. Ja ta oli uskumatult tore. Ta on tõesti imeline ja ta rääkis mulle, et põhimõtteliselt nad üritavad teha kirikust kristlaste jaoks sellise organiseeriva kogukondliku struktuuri. Noh, nad tegidki seda, tema tegi seda, tema vedas sellist programmi eest. Ja me näeme seda ka näiteks KUFi või teiste kristlike organisatsioonide puhul. Ja. Nüüd toimub see ka moslemi kogukondades. Ja probleem on selles, et paljud moslemi kogukonna haridussüsteemid on samuti Ameerika vastased. Ja seetõttu, rahastuse tõttu. Vaata, sa tead ju, jälgi raha ja sa võid ja sul on mõned väga kahtlased. Vautšeritest. Nii et me oleme julgustanud Florida haridusosakonda uurima. Mida lapsed vaatavad? Kas nad õpivad ühiskonnaõpetust, olgu see siis juudi koolis? absoluutselt. Või kas nad õpivad armastama Ameerikat või vihkama Ameerikat? Need on need asjad, mis loevad. Ja nüüd näeme, et islamistid on tegelikult rajanud kogukondi üle kogu Ameerika. Ja 2 osariiki, kuhu pole veel ilma assimileerumiseta imbunud, ütleme nii, on Florida ja Texas. Ja nüüd käib välismaalt tuleva rahaga suur püüe, et luua koole ja palvekohti moslemi kogukondadele Floridas ja Texases. Ja see on nüüd. Meie ülesanne sellele vastu seista. Mitte võidelda usuvabaduse vastu, vaid võidelda järgmise põlvkonna indoktrineerimise vastu, et nad vihkaksid Ameerikat. Noh, sa ei pea väga kaugele vaatama. Sul on Ameerika demokraatlikud sotsialistid, kes on sisuliselt Ameerika vastane, islamistlik, kommunistlik, marksistlik platvorm. Ja nad koguvad jõudu. Kas oled selle pärast mures? Ma ei tea, kas nad koguvad jõudu. Ma arvan küll, et nad saavad juurde. Õige. Ja nad ütlevad alati pööraseid asju. Muidugi. Ja sa näed ka, kuidas isegi siin on meedia alati kallutatud. Ja meedia on väga kallutatud liberaalse poole kasuks. Ja see on ilmselt sellepärast, et välisraha aitab sellel liberaalsel meedial teatud päevakorda edendada sellel platvormil. Ja nii ongi meil olemas näiteks taskuhäälingud ja meil on ligipääs muule teabele. Tänu jumalale, et sotsiaalmeedia võib olla väga negatiivne asi, aga see võib olla ka väga positiivne asi. Jah, see sõltub sellest, mida sa sellega teed ja kuidas sa seda kasutad. Meil on Fox News. Meil on rohkemgi veel, on Newsmax, on OAN, on teisi meediavõimalusi. Nii et esiteks arvan ma, et inimestel on oluline oma meediat hoolikalt valida, fakte kontrollida ja otsida õiget teavet. Israelis ei ole nii palju valikuid. Ma arvan, et teil on Kanal 14 ja mõned veel ning JNS. Jah, ma mõtlen, et oleks tore, kui meil oleks kanal, mis räägib uudistes tõtt, ega ole kallutatud ühele ega teisele poole. Mitte poliitiline Mitte agenda. mingit agendat. Täpselt, ära anna mulle mingit agendat. Anna mulle lihtsalt uudised, nii nagu need varem olid. Nii et seda pole enam kusagil olemas. Ma olin väga huvitaval Singeri fondi konverentsil ja seal oli tegelikult paneeldiskussioon kõrgharidusest ülikoolides. Ja sellel paneelil istusid näiteks Dartmouthi ülikooli president, kes on kristlasest naine. Üks Texase ülikooli akadeemiliste koolide dekaanidest rääkis kodanikuõpetuse tähtsusest ja Columbia ülikooli rahvusvahelise kooli dekaan oli väga huvitav näha, kuidas see kõik kulges. Aga kohe, kui Columbia ülikooli dekaan esimesena sõna saanud Iisraeli liberaalne naine rääkima hakkas, ta vabandas ja süüdistas ohvrit. Ja ütles, et me peame paremini harima teisi ja kogu maailma Iisraeli ja juudi rahva kohta. Ja see ongi ohvri süüdistamise mentaliteet. Me oleme seda alati teinud. See on tohutu viga ja see on kahjuks liberaalne New Yorgi jutt. Ja vabandav, see oli tema. See Texase naine rääkis sellest, kuidas õpetada õpilasi Ameerikat armastama. Ja nii nad kontrollivad vihkamist oma ülikoolis. Ja see Dartmouthi naine ütles, oodake korraks,
Teil on kõigil valesti aru saadud. Meil pole vihkamise suhtes mingit sallivust. Meie koolis tullakse siia õppima. Keegi, kes surub peale poliitilist agendat, ei ole siin teretulnud. Olgu see professor, dekaan või tudeng. Igaüks, kes tuleb siia poliitilist agendat peale suruma, saadetakse kohe välja. Meid ei huvita tenuur. Meid ei huvita mitte miski. Ja tead, miks neil polnud laagreid? Sest inimesed said. Ja tead, miks neil pole ruumi? Sest nad said vallandatud. Täpselt, absoluutselt. Ja see oli kristlane naine, mitte juut. Ei loomulikult, sest kahjuks eriti väga vasakpoolsed Iisraeli akadeemikud, ma räägin sellest palju oma taskuhäälingus, kahjuks teevad nad paremat tööd kui ükski antisemiit maailmas. Ja see ongi põhjus, miks ma kaasasutasin Campus Israeli, et proovida tuua rohkem noori siia Iisraeli õppima. Siin on nii palju võimalusi. Saab arendada topeltkraade ja teha kõik, mis võimalik, et tuua noored siia, ilma et nad peaksid maksma neid üüratuid summasid kolledžis, kus neid siis indoktrineeritakse. See ongi täpselt nii, nagu sa arvasid. Sa maksad kellelegi üüratu summa raha selle eest, et ta indoktrineeriks su lapse sind vihkama ja vihkama inimesi, kelle seast ta pärineb. Või olla täielik tõrjutud ja läbikukkuja oma ümbruskonnas ning elada hirmus. Mis siis murrab nad inimesena? Täpselt. Ja tead, ma ütlen, et Goldman Sachs loodi ajal, kui juute ei lubatud tavalistesse vaspide pankadesse. Nad lõid Goldman Sachsi. Nüüd koheldakse juute halvasti erinevatel ülikoolilinnakutel. Tulge siia ja säästke palju raha. Mulle meeldib see mõte ja ma arvan, et see oleks uskumatu, mitte ainult see oleks imeline kõigile, kes usuvad juudi kristlikesse väärtustesse. Ja kriitiline mõtlemine. Kriitiline mõtlemine, lääne tsivilisatsioon, kõik need eesmärgid, mida vasakpoolsed püüavad lõhkuda. Me peame seda igal võimalikul moel üles ehitama. Ja tõde on see, et ma ütlen alati, tulge lihtsalt Iisraeli. Täpselt nii. Ise. Ja kui pärast seda, kui sa oled siia tulnud, on sul ikkagi kõik need eelarvamused ja ettekujutused, mida sa televisioonist nägid, siis ma annan sulle andeks. Aga kui sa ei tule siia ja ei koge ise, mis siin tegelikult toimub, siis inimestel pole aimugi. Ei, ma ei arva nii. Organisatsioonid nagu Birthright või isegi Horizons teisel poolel teevad imelisi asju, et luua ja ehitada sildu. Sellel pole midagi pistmist juudi olemisega. Ja, ma täiesti nõustun. Ma arvan, et kõik peaksid siia tulema. Ma arvan, et kohe, kui sa siin ringi kõnnid, tead, ma räägin alati sellest Lõuna-Aafrika grupist, kes tuli siia terveks nädalaks otsima apartheidi. Ja ainus koht, kus nad selle leidsid, oli Ramallah, kuhu juutidel ei lubata minna. Peale selle, et juutidel pole sinna lubatud minna. See oli segu mustanahalistest ja valgenahalistest parlamendiliikmetest. Ja mustanahalisi koheldi Palestiina omavalitsuse rassistide poolt kohutavalt. Nii et tead, kuni sa ise ei koge seda ja siis juudid kallistasid ja suudlesid neid ning nad ei suutnud päriselt mõista, kuidas kõik, mida neil oli räägitud, oli vastupidine. Tead, neile öeldi, et juudid on valged kolonisaatorid ja palestiinlased on ohvrid. Nad lähevad Ramallasse ja mustanahalistele parlamendiliikmetele ei taheta isegi kätt anda. Ja siin kallistavad ja suudlevad kõik neid. Ja meil on juute igasuguse nahavärviga. Nii et nad ei suutnud seda mõista. Aga sul on täiesti õigus. Sa pead lihtsalt siia tulema, ringi käima ja nägema, mis tegelikult toimub. Ja kui sa ei saa seda teha, siis sa tõesti pead. Sest tõde on oluline. Ma usun endiselt, et kui me jätkame tõe rääkimist, siis nagu saab levitada valet, saab levitada ka tõde. Ma olen sinuga täiesti nõus, Tiila. Sa oled uskumatult tubli aktivist nii paljudes erinevates kohtades. Me ei rääkinudki sinu teisest südamelähedasest teemast, Juudamaast ja Samaariast. Aga järgmine kord, aga aitäh kõige eest, mida sa teed ja et oled nii imeline saadik juudi rahvale. Aitäh, Clara! Ja tead, ma ei pea ütlema, et ma tulen tagasi. Ma olen sind imetlenud juba palju aastaid ja nüüd sind sõbraks kutsuda on imeline, aga sinu saatesse tulla on järgmine samm. Tase. No loomulikult ja ma ei hakka ütlema, et tule tagasi, sest sa oled enamiku ajast siin. Nii et aitäh sulle. Ma olen siin ja seal, aga kui ma olen siin, siis ma tulen hea meelega. Aitäh, tule tagasi. Aitäh.